Nii, mina olen siis hariduslikult kõrgharitud koreograaf, kes töötab väga palju harrastustantsijana. Ja just see lähtepunkt on hästi oluline mõista, et see on olnud minu huvi objekt just lavastuste tegemisel, sest mind loojana alati huvitab, kes on see inimene, kes minu mõtteid kannab ja kuidas mina käitun oma mõtetega ja kuidas tantsija neid mõtteid vastu võtab ja läbi enda prisma siis esitab. Ja ma proovin anda teile sellise linnulennult ülevaate, kuidas ma analüüsin seda olukorda, milles tantsija on. Ja see laieneb siis ka üle konkreetse koreograafilise protsessi, vaid see on ka see, mis tantsija koridoris näiteks teeb, enne kui ta tuleb saali minu proovi. Ja siin sellised märksõnad jällegi, et kas need on tõlgitud ka inglise keeles, muuseas see on mul päris põnev, et ma analüüsin tantsu välja eesti keeles, sest väga palju materjali on kõik inglise keeles ja ühe tabeli ma jätsingi inglise keelseks, aga siin on selline minu tõlge, et ma proovin teile seletada. Et väga oluline on see, mis toimub just tantsijaga, kas siis publiku juures või siis on kindel eesmärk sündmusel tantsida iseenda jaoks. Kas on esinemise olukord, ehk siis tekib see lavanärv ja muud sellised emotsionaalsed pinged, või on proov või on tantsutund, et kuidas tantsija nendes olukordades seab. Kas meil on piiratud aeg, kui meil ei ole piiratud aega? See piiratud aeg on ka kas, siis kas oluline on protsess, ehk siis kui meil on see analüüs, mis meil ka siin oli, et see oli protsess, mida me kõik nautisime ka kuulajatena, või oluline on see lõpptulemus, tants kui objekt, mida siis hiljem hakatakse analüüsima ja mis jääb ajaloolõikudesse pidama. Kas on meil kindel grupp tantsijaid? Kas sealjuures kindel grupp, kas on pikka aega on kindel grupp, ehk siis me võime nimetada, et nemad on professionaalid, kes hoiavad mingisugust teadmist ja arendavad seda väga teadlikult, või meil on tantsijad, harrastajad, kes tulevad ja lähevad, et mis meil väga palju toimub just rahvatantsurühmades ka, kus me eeldame, et nad käivad kohal, nad maksavad selle eest, aga samas see kohal käimiste teema on igal pool. Ja nüüd sellise tabeliga saab mängida, et kui sa nüüd viidad ja lahutad neid erinevaid, siis sa saad erinevad sündmused ettenäks, et kas mul on sündmus, mis on tants mitte publiku jaoks, kus tihti lõpptulemus on väga oluline, samas aeg on piiramatu ja emotsionaalselt tegemist nii proovi tasemel olukorraga. Et kuidas mõista ja mõtelda sellest karbist välja, et kui me alati saame aru, et me valmistame mingisuguseks tähtajast midagi ette ja me lähme selleks teatud sellise struktuuri, aga mis siis, kui me laseme lahti sellest kindlast struktuurist ja me loome endale meelepärase olukorra, sest iga teekond, mis me siit saame, viib teistsuguse tulemuseni ja võib-olla see ongi hea kohtus visata õhku, et mis tulemuseni me võime veel jõuda, kui me siiamaani oleme harjunud jõudma. Siis, mis on folkloorne ja mis on folkloorne tants? Ehk siis
Ja mis on ka selle ettekande ambitsioon, et mis see rahva sellises tantsus järgmine rekord võiks olla või mis on nagu see järgmine samm, et kaua me selles ühes struktuuris püsime. Ja kindlasti oluline on planeeritud tegevused ja see käib kaasas meie ühiskonna vormiga, kus me kõik planeerime, meil on aeg on tohutult planeeritud, et millal on see aeg improviseerida, millal on see hetk olla oma kehaga sellises siis füüsilises kontaktis iseendaga, aga ka kaarimisega, näiteks selle analüüsi, 1,5 tundi seda analüüsi, ma arvan, see oli mõnus hetk, kus sa said reaalselt analüüsida, mis toimub, kuhu ma tahan jõuda, mida ma tahan peegeldada, edasi anda, edasi kanda, tegelikult, mis on nüüd põnev. Ja valid asukohad olnud, et kui me räägime tänasest ruumi filosoofiast, mis meil praegu üldiselt või kus meie saali üks asukohad, kus tehakse rahvatantsutrenne, kus ruumides me esitame rahvatantsu, siis kuidas see tegelikult meid mõjutab ja kui palju me seda arhitektuuri, seda linnaplaneerimist, seda väljakute, mis iganes õhka-lõuna suunda arvestab, et kuidas see tegelikult meid mõjutab ja kas me peaksime neid asju arvestada. Siis, mis võiks olla tänane olukord? Jah, ma tulistan selle puusalt, et ma väidan, et meil puudub järjest traditsioon. Ja ma rõhutan just tantsija edasiandmist. Jah, et see on praegu laias lapsus öeldus, et me just vaatasime siin Kihnu, võime arvata Setu, eks kindlasti on veel selliseid, aga kui me laias pildis vaatame, siis täna me ei hinda seda, kuidas tantsija annaks tantsijale edasi teadmist. Et meil on kogu aeg filter vahel, kui liiga filtrit. Siin just arutasin korraks Heili-Einastaga oli, tema uuris balletimaailmas rajasõltuvust ja just jällegi sellise teadmise edasikandmine ja see on konkreetselt Estonia teatripäevitel ja ma arvan, samasugune uurimus tasuks teha ka rahvatantsu välja. Et minusugused, mis tulevad ja väidavad, et see rajasõltuvus puudub tantsijale, et keegi saaks öelda, et vaata tegelikult jookseb kuskil liin ja me hakkaksime väärtustama neid liine, mis need jooksevad. Et on väga hea, mis see video areng, mis on meil tehnika areng üldiselt, aga jälle siin, kui toimub puudutus, kui toimub läbi puudutuse teise inimese harimine, juhtimine, sealhulgas endas selgusele jõudmine ja teise harimine, ma arvan, see on väga oluline. Et praegu meie teadus väga palju arhiivitekstide põhjal, meil on tantsu ülestäheldused enda kogemusest öeldes, siis tantsu kirjeldustesse vaati väga palju vajaka, et on paralleelselt on eks juba välismaal loodud kas lavamutatsioonid või teised liikumise ja tantsu üleskirjutused, et neid võiks siis ka korraks rakendada mõnel Eesti tantsu, et me ei püsiks nii-öelda ainult ühel noteerimise keskkonnas. Ja vidasid ma juba mainisin. Ja nüüd see tantsugrupide traditsioon tehtud siis tantsumine rühmaseks, et siin juba toimub selline see rollide mäng. Ja need rollid ma tahtsin siia korraks tuua, see on ju hästi väiksest kirjad ja tegelikult on päris keeruline siin lugeda välja. Aga mul ei ole võimalik seda kõik suuremalt panna. Ma tahtsin väidata teile, see on autor Joe Butterworth, kes toob välja 5 koreograafilist protsessi ja mida piksasid, et see nii, aga tinglikult, eks. Ma loetan, meil on siin 5 tulpa ja 5 pulbas on see
siis selline protsess number 5 on see, kus koreograaf on siis, ütleme, ta ei ole tavastantsija, ta on endiselt olemas koreograafi roll, aga see on pigem selline partner. Ta on ikkagi väga palju huvitatud sellest protsessist, sellest keemiast, mis toimub. Ja siia vahele siis jääb koreograaf kui autor ja kui koreograaf kui kontseptsioonijuht ja 4. oleks siis selline koreograaf kui juhendaja. Ja just see tabel on mind väga palju mõjutanud, et aru saada, kus meie tänane tantsu väli on. Et kui palju me töötame sellise esimese mudeli järgi, kus on meil kas siis õpetaja, kus meil on koreograaf, kus meil on lavastaja. Ma isegi tooksin kugilugu siia kusjuures praegu, sest et kui on emad-isad, mis eeldavad, et see on selline äge, hästi jõuline kontsert, siis õpetaja peab seda tegema, sest et raha lagus. Ja voilà. Ehk siis siin on väga oluline, et meil arutada koreograafsed protsessid, et kas sa lõpetad tantsu, kas sa lood tantsu, et millises hetkes sa oled ja ma arvan, et see on üks teadmine, mis võiks tänapäeval olla tantsuõpetajatel, et nad oskavad hüpata erinevate rollide vahel. Ja samamoodi tantsijad võiksid olla kursis, et on olemas rohkem struktuure kui ainult see üks ja õige. Jõuame sellele, kuidas see vana üles tähendada, et siin ma mõtlen seda, et see analüüs ja see, ma võtan seda contemporary gaze, see gaze meil, et see on selline uuriv vaade, et see ei ole lihtsalt selline, et ma vaatan üle ja umbes sätin, vaid see on ikkagi selgelt analüüsid, mis olukord on, sa saad aru sellest enda rollist ja peaks seletama ka tantsijatele, mis rollis nemad asetsevad. Aga muidugi, see on teile sellised erinevad olukorrad, kus sa oled lavastaja, siis mida sa tahad teha, et kas sa tahad anda loengu või sa tahad jõuda mingisuguse uue kunstilise lähenemiseni, sealjuures siis mina olen väga palju õppinud rohkem kuulama kui rääkima nendes protsessides, siis see miski hakkab kuskil pinnale tõustama. Ja seda on nii katsitud. Praegu ma olen olnud Veigarites kaks rohkem omaga tegelikult, kui juba sellest jah, kui me juba pööripäevast räägime, siis ma väga palju võrdlusin sellega, et tantsijad olid väga haritud kogemusega ja siis ma ära naeran. Ja siis aga nii on tehtud. Eks? No, aga kas sa saad aru, millises hetkes seda nii on tehtud? Et me räägime väga palju muuseumist või meil leidjaks, me hüppame autoritantsudesse ja esineme Paides suurel laval või see väljakudel esinemine, tantsupidu, eks ju. Ja mul on see väga meeldiv, kuidas tantsijad suudavad sellest olukorrast aru saada. Ja see annab seda optimismi, et tegelikult iga tantsija, kes ütleb, et rahvas, Mandi sul oli, et rahvatantsijad meil on potentsiaal, et seal on üks suur potentsiaal, et tegelikult on nii haritud juba, on nii palju näinud, et tegelikult suudaksid ka nendest erinevatest struktuuri olukordadest aru saada. Ja teadlikult need interpretoorsed olukorrad luua, ehk siis meil tänapäeval puudub sellised nii avatud struktuurid, ütleme,
minu soov oleks see, et see meie tänane folkloor, talle antakse võimalus edasi areneda, edasi liikuda kogu aeg, et ta ei oleks viimane tantsing, kui me teeme jälle sündmust, kus me kasutame tekste, vaid me liiguksime kuhugi edasi, me lubaksime kas inspiratoorsetel sündmustel rohkem tekkida. 3 minutit ja 10 minutit minu mõtetes on just see, et see lõpptulemuse objekt võiks olla pigem lavastuse mõttes stseen versus siis tants, mis on kindlasti struktuuri 3 minutit. Vaid me jõuaksime sinna, kus me mõtestame mingi hetke, mis iganes hetk see on, ja loome siis sellele hetkele oma kontseptsiooni, et ta hakkaks nagu elama ja sinna peale tuleb koreograafia. Sinna peale tuleks liikumine ja mis on kaasatud tantsijatega. Et tantsijad saaksid sellest kontseptsioonist aru ja kasvaks koos tantsijatega. Mitte nii, et mina teen üksi kodus midagi valmis ja tuleb pakun teile 8 takti ja tehke see ära. Ma arvan, me oleme sellest ajast möödas. Ma arvan küll. Ja millist rituaali me täna vaja? Minust see on üks väga oluline küsimus, ja võib-olla täpsustatud, millist rituaali meie tantsijad täna vaja. Mis meie, kõik meie tantsijad, mida me täna vajame? Miks me peab olema keegi lavastaja, keegi koreograaf, kes tuleb ja ütleb, millist rituaali sina vajad? Et kus meil oleks need kohad, kus ma saan ise hakata oma rituaali looma, kus ei kehtiks see koreograafiline protsess number 1, number 5, kus me oleme koostööpartnerid. Ma vaatan, et see läheb tööle. Ma võtsin selle väikse lõigu sellest 5. pööripäevast, sest minu jaoks oli see üks esimesi suuremaid katsetusi ja see oli kindlasti hetk, kus mina tulin mingisuguste siis selle 5. protsessi ideedega ja ma
või vastus? Kommentaarina Kristiinale, et tegelikult balletis on just see, praegu Eesti balletis see toimub, et me oleme kaotanud ära selle Eesti, kuna meil on niivõrd palju neid rahvusvahelisi tantsijaid mõlemas grupis, mõlemas Estonias, siis seda kriitilist massi tantsijaid, kes kannaks seda oma traditsiooni, mis ei ole üldse teadvustatud. See nagu hakkab ära kaduma ja nüüd meil ongi nagu kaks rahvusvahelist gruppi, aga kuhu see Eesti oma siis jääb ja kui veel natuke edasi läheb, kui siin midagi ei muutu, siis ühel hetkel meil on nagu see oma traditsioon kadunud. Sest ta lihtsalt ei säili selles seltskonnas. Selles mõttes nagu tegelikult ma saan aru, et ilmselt on vaja väga teadvustatud, eriti praeguses olukorras, kus piirid on lahti ja liikumine on hästi vaba, et esiteks, mis asi on see meie oma ja see, mis on täna oma, et võib-olla seda 20 või isegi 10 aasta pärast. Ja teiseks, kuidas me seda oma säilitame, samal ajal mitte nii sulguma ja paneme ennast muuseumisse, vaid kuidas see oma nagu säilib kõikide nende positiivsete ja muude taustal. See on nagu pidev selline teadvustatud. Ja siin on oluline, et kui me räägime sellest tantsuvaldkonnast, kas me räägime koreograafidest, kas me räägime õpetajatest või me räägime tantsust. Et see, mis on balletimaailmaga, ongi see, et meil tulevad tantsijad tulevad piiri peal. Et nüüd ei ole ei koreograaf ega ka tantsija ei ole siin koreograafiliselt piirkonnast pärit. Et mis siis nüüd see oht on rahvatantsu edasi arendamisel, et me hakkame piiri tagant tooma rahvatantsi. Pigem on oht see, et meil on meie tantsuvaldkonda juhivad kõrgelt haritud koreograafid, kelle õppekavas on nii palju erinevaid tantsustiile, et nüüd, kui nad lähevad seda tantsutundi andma, siis ta juba rakendab seal kaval erinevaid tõtteid, et panna tantsija keha töötajaks. Et seal tuleb juba see ettevaatus, et mida ta õpetab või see tantsupeo juhid, et mis taust nendel on, et pigem tuleb sealt minu arust see oht, et see koreograafiline keel on nii rikas koreograafidel, et mustrid neil on niivõrd laialt haritud juba, et nad rakendavad neid julgelt rahvatantsu välja ja samas tantsija, kellel on see tugev, see identiteet kehas, temal on mitte probleem, et minu kehas ei ole nüüd nii võimekas, et ma tänapäeval ei suuda teha Eesti rahvatantsu. Sest koreograaf leidis, mis peab olema mingi tohutu tõste, mingi balleti maailmas, võetud pööre, et pigem on see. Tantsu Kristof Kolovi käest, et tema andis selle enesekindluse või julguse olla eestlane läbi Eesti tantsu. Ja see, mis on kogemus on rahvusvahelisel tantsufestivalil kusagil
seotatakse vormiga ja et sellised joonised olid ja me siirdume meie arengud vormides, aga siin on jällegi see väike, et hüppame kastist välja ja võib-olla see areng on meie sisus. Et kui ma olen proovinud olla siin tantsuõpetaja rollis ka, siis mul endal on juba väga palju klassikaline taust ja kuidas seal tantse tehtatakse üles väga anatoomiliselt, siis kuidas ma tegin seda pärimustantsega, kes hakkab tegema abstraktset koreograafiat lõpuks. Et seal on väga keeruline seda füüsiliselt paika panna, et kas laba ja lähteasendid on nüüd anatoomiliselt korrektne või ei ole korrektne või kuidas see peaks olema. Et tegelikult seal on süvenemisaste on nagu ma kui peale. Sillel oli käsi on püsti juba läinud mõte. Okei, ma ütlen 2 mõtted ära, kui tõesti Jaani ettekandes oli neid mõtteid vähemalt 5 või 7, millest igaühest saaks nagu eraldi arendada, mitte ettekande või uurimise teema, mis iganes. Aga 2 märksõna ma jätsin endale meelde ka, ma ei tea, kas sul oligi see teadmised või Kristu või esile teenesese vastutuse võtmine. Et kas nende teadmistega ei olegi just seesama asi, mida me siin äsja demonstreerisime ka seda analüüsi laborit lõpetades, eks ju. Seesama, mis sa ütlesid ühesõnaga, et teadmisi kätte saada, see võtab aega, nõuab pingutust ja teadmisi ei ole kunagi piisavalt. Ei eksperdil, ei tantsijal, ei kellelgi. Igaüks tunneb, et neid võiks veel rohkem olla. Ja see, mida me võime karta, siis on tõepoolest see, et kui ebapiisavalt teadmiste puhul ei suunata seda energiat selleks, et saada teadmisi juurde, vaid kuhugi mujale. Et see on see, mida karta. Aga teine on see vastutuse võtmise koht, et ma olen sinuga nõus, ja olen enne ka seda tabelit ju näinud, eks, et erinevad koreograafilised protsessid alates kõige autoritaarsemast väga demokraatlikuga, et rahvatantsurühmade enamasti on see autoritaarne ja olen olnud ise ka selles suhtes kriitiline. Aga praegu mul oli vähe siuke mõte, et aga mis siis, kui see süsteem on autoritaarne sellepärast, et tantsija teabki, tunnetabki, ise arvabki, et tal on teadmisi vähem kui õpetajal. Ja see ongi tema vastutuse võtmise koht, et ta tahab, et õpetaja teeks oma tööd muu hulgas, jagaks neid teadmisi, mis tal on. Äkki nii. Äkki on nii lihtne. Seal See on alati nii, aga ka siuke olukord. siin on kindlasti tuleb appi mõni inimene, kes teab rohkem mida koobikaks, aga samamoodi nagu meil on olemas erinevad õppekavad erinevatele lastele, kes õpivad erikoolis või õpivad tavakoolis, et kui on Valdoskooli süsteemid, et tegelikult tantsus me võiksime ka otsida selliseid võimalusi, kus meil ei ole ainult see, et jah, õpetaja teab, kuidas on õige, võib-olla on mingisugune võimalus, kuidas me grupiga leiame selliseid, kas siis inspireeritud kuskilt videost või analüüsides saame selle tulemuse kätte. Täpselt, ma tahakki öelda seda, et seda protsessi ei peaks olema olemas, aga ma ütlesin, et miks see selline on, et võib-olla see ei ole mitte sellepärast, et tantsija ei taha võtta vastutust. Tahab küll, aga ta võtab selle vastutuse sellisel viisil, et ta ütleb, et ma tahan sinu käest õppida. Nii, aga et Jaan saaks aplausi ka kätte, siis anname ta